Toyota on toonud turule uue pisikese mahtuniversaali, sellise kaubikumoodse leiutise, mille nimeks on siis Toyota muidugi ja siis ka Pro-Waste, nagu Toyota kaubikutele kombeks, ja siis City, et aru saada, et sellega tuleks sõita ikkagi linnas, mitte kuskil karjäärimülkas. Ja muidugi ei puudu sellest nimest ka Verso, mis viitab aegade algusest peale siis Toyota sellistele suurtematele sõidukitele, nii et selle auto nimi on Toyota Pro-Waste City Verso. Jätke meelde ja õppige selgeks. Tere tulemast taas vaatama naistluksul proovisõitu. Temal siis neid istmeid saab kenasti kokku klappida, et oleks veel rohkem ruumi, näiteks midagi vedada. Tal on esiklaasi näidik, nutikas parkimisabi olemas ka, kokkupõrkete siis ennetav süsteem koos jalakäijate tuvastusega ja liiklusmärkide siis tuvastuse funktsioon on ka muidugi olemas. Ja ka juhi väsimuse tunneb ta ära, nii et kui te olete väsinud, siis kahjuks auto saab sellest aru ja ei luba teil enam palju ringi paarutada. Ja tegelikult on olemas neid selliseid sarnaseid autosid veel ja tal on palju sõsarmudeleid, näiteks Opel Combo Life, mida me tutvustasime teile siis eelmisel aastal. Ja see on siis samasugune auto natukene teistsuguse disainiga ja selliseid on palju ja teeb valiku hästi raskeks. Ja manuaalne kliimaseade on tal olemas 2 siis istusoojendust, Pro Touch koos siis 3D navigatsiooniga, see 8-tolline ekraan ja siis on olemas ka siis 2 eraldi istet on olemas siis kõige tagumises reas, mida saab siis ette ja taha siis nihutada. Ja panoraam katusel on tal olemas siis ja Android Auto ja Apple CarPlay nagu ka Opel Combos siis. Ja ka mootorivalik on tal väga sarnane näiteks Opeli sellele väikesele kaubiku sarnasele mahtuniversaalile, ehk tal on 1,2 liitrine turbobensiinimootor, 85 kW ehk 110 hobujõudu, 6,8 liitrit 100-le, 6-käigulise manuaaliga, siis on olemas sama mootor, aga 96 kW ehk 130 hobujõuga 8-käigulise automaadiga, siis on olemas diiselmootorid, 1,5 liitrine diisel, 75 kW, 100 hobujõudu, 5,6 liitrit 100-le ja see on 1,5 liitrine ehk siis ka 1,5 ja aga sellel on siis ka siis 96 kW ehk 130 hobujõudu, nii et valida saate siis 2 sarnase võimsuse, kuid siis kas diisli või bensiini vahel ja ega ju teistel Toyota paljud mudelitel enam diislit väga ei pakutagi, aga sellel on ta need olemas. Hind on tal odavam kui Opel Combole. Kui Opel Combo hind oli peaaegu 19 000 eurot, siis selle auto saate te kätte 14 400 euro eest, nii et Toyota jälle paneb piirid paika mänguväljakul. Selline on Toyota Pro-Waste City Verso ja eest näeb ta muidugi väga selline huvitav välja, kuid tagaosa on jäänud ikkagi väga selliseks Opeli sarnaseks. Meie kohtume teiega juba nädala pärast.